Palmipuudepüha on kristlikule maailmale väga tähtis päev, ehk et see on nagu üks peatuspunkt paastoaja teel, mis juhatab kirikut siis suurde nädalasse, vaiksesse nädalasse, Jeesuse Kristuse viimastesse elupäevadesse. Kuid see teekond, mis Jeesus Jeruusalemma kõndis ja sinna kohale jõudes, ei olnud see tee, et astuda maisele troonile, vaid jõuda taevasele troonile. Palmipuudepühal on tavaks või traditsiooniks see, et kirikutesse tuuakse ka palmioksi, nii nagu selles evangeeliumi loos, kus Jeesus Jeruusalemma linnale lähenedes näeb rahva hulki seismas tee ääres, kes viibutavad talle tervituseks palmioksi. Meil siin Põhjamaal palmioksi või palme just otseselt ei kasva. Meie saame tuua kas või pajutibusid kirikusse tervituseks ka selle eest, et meie aukuningas on jõudmas meie juurde. Sellele küsimusele ei ole ühtepidi lihtne vastata, teisipidi on sellele lihtne vastata, ehk et lihtne on ta just seetõttu, et kui inimene tuleb, olgu ta siis mees või naine, olgu ta noor või vana, kui ta tuleb kirikusse tööle, siis ei ole teda kutsunud inimene, vaid teda kutsub Jumal. Ja kui Jumal inimest kutsub, siis see kutse on hoopis palju kõrgem, hoopis palju sügavam, hoopis palju ilusam kui see, kui teine inimene seda teeb. Ehk et kui me räägime nüüd naisena teenimisest kirikus, siis mina niivõrd ei ole keskendunud võib-olla teiste inimeste arvamusele, vaid just sellele Jumala kutsele, mis ta on mulle esitanud. Ja minu vastutus või minu vastutada on see, et ma sellele kutsele jätkuvalt igapäevaselt ütlen jah. Et võib-olla see on ka mind aidanud igapäevast tööd teha, nagu nimetasite, päris meestekeskses maailmas võib-olla, aga Jumal kutsub meid kõiki, olgu me siis mehed või naised. Sellel pühapäeval 2. aprillil on taaskord kõigil inimestel võimalus tulla ka Kaarli kirikusse kuulama Bachi imelist teost Johannese passioon. Jah, ühtepidi see teos on hästi raske. Raske just seetõttu, et me kuuleme läbi muusika, läbi sõna siis Jeesuse kannatust eest, tema viimastest elupäevadest. Kui nüüd süüvida natukene sellesse Johannese passiooni teksti, mis toetub ju evangeeliumile, evangeeliumi loole, Jeesuse elust, õpetusest, tema viimastest elupäevadest, kannatusest ja ristisurmast, siis tegelikult see lugu ei räägi ju ainult Jeesusest, vaid see lugu räägib kõigist inimestest, minust ja sinust. Ta räägib meile sellest, kes me oleme, millised me inimestena oleme, kes me seame sageli võib-olla esikohale oma kasu, oleme isekad ja enesekesksed. Ma arvan, et kui nüüd mõelda nendele erinevatele kontserditele, erinevatele sündmustele, mis kirikus ka toimuvad, siis tegelikult kõik need sündmused ju püüavad iga inimest ka kõnetada, puudutada, avada temas uusi dimensioone. Nõnda ma arvan, et olenemata sellest, mis ka kirikus toimub see inimese heaks ja jaoks, et inimene võiks kohtuda pühaga, olgu läbi sõna, olgu läbi muusika, olgu läbi vaikuse, olgu läbi palve või osaduse.